nii. See on väga raske ausõna. Tere, olen Karoliine, olen Tartu Vapistast ja sooviksin täna teiega rääkida kahest terminist, otsekopsu ja suuskopsu. Need kaks terminit on siis väga olulised selle juures, kui soovite e-sigaretti endale soetada või soovite e-sigaretti vahetada. Et mida siis jälgida? Alustaksime siis suuskopsu. Suuskopsu tähendab siis seda, et tõmbate e-sigaretti nagu suitsu tõmbasite, ehk tõmbate kõigepealt selle mahvi endale suhu ja siis alles alla. Otsekopsu termin tähendab seda, et te tõmbategi selle endale otsekopsu. Erinevad seadmed on siis erineval võimsusel töötavad. Kui näiteks nüüd võrrelda kahte seadet, Vapen 22 ja Poke X, siis mõlemad on küll otsekopsu seadmed, aga mõlematel on ikkagi pisikene vahe sees. Et Poke Xi puhul tõmmates seda otsekopsu, ta ei tule nii tugevalt, ta ei ole kurgule siis nii järsk või võimas ja Vapeni siis tõmmates tuleb ta hästi vabalt ja otse siis nii-öelda kopsu. Et kindlasti võimalusel, kui hakkate seadet soetama, siis meie esindustes saab ka proovida erinevaid seadmeid, et siis kindlasti küsida, proovida, et mis seade just teile sobib. Et kui olete näiteks olnud kogu aeg nii-öelda otsekopsu tõmbaja, aga olete tõmmanud seal Ego tüüpi seadmeid või siis seadmeid näiteks nagu Aspire Selos, et siin on küll 0,7 ohmised küttekehad, mis on otsekopsu mõeldud, aga nende küttekehadega siis on see vattidel, mis vattidel sa tõmbad, on 17–23 vatti. Vapeni seade siis annab kuskil 35 vatti sealt välja, et kindlasti siis sealt tulebki juba see vahe, et kui te olete harjunud veipima seal madalamatel vattidel otsekopsu, siis on kindlasti vahe märgata, kui te veibite kõrgematel vattidel otsekopsu. Et siis enne uue seadme soetamist kindlasti proovida, mis on just teile parim. Lisaks on erinevus suur ka kindlasti õhuvoolus erinevatel seadmetel, et kui näiteks võtta nüüd siin Aspire Selose oma Aio Nautilus X, siis nende õhuvool on oluliselt tihedam. Kui näiteks Vapenil, Baby Beastil, Evo Atlantis aurustajal, väike näide ka siis, kui võrrelda nüüd Baby Beasti ja Selose aurustajat, siis kuigi mõlemad on otsekopsumasinad, siis Selosel on seal kuni 23-ni soovituslik tõmbamine, Baby Beasti aurustaja läheb seal kuskil 40-50 pealt alles käima. Võimsamate seadmete puhul hakkab ka kindlasti olulist rolli mängima see nikotiinikangus. Et kui te muidu tõmbasite Ego Aioga 12 milligrammise kangusega e-vedeliku ja nüüd soetate endale võimsama seadme, siis soovitame ka seda nikotiini sisaldus vähemaks võtta. Seda jääb kõiki liiga paljuks, kuna on jällegi suuremad vatid, teistsugused küttekehad, et ta kindlasti jääb kangeks ja ta hakkab kurgule. Kokkuvõtteks ütleks siis, et enne uue seadme soetamist võimalusel tulge meie esindustesse seadmeid proovima. Saab mingi ettekujutuse, kui te soovite näiteks teistsuguse seadme peale üle minna, kas teile üldse sobib see seade. Kindlasti jälgida siis VGPG sisaldust erinevate seadmetega, jälgida ka nikotiini sisaldust, näiteks kui te olete soetanud endale uue seadme, tunnete, et hakanud see kurku kriipima, imelik tunne on tekkinud, niisugune ebameeldiv, et siis kindlasti see tähendab seda, et see nikotiin on teile liiga kangeks jäänud ja minna siis natukene lahjema peale välja. Kui on mingisuguseid muresid, küsimusi, probleeme, siis pöörduge meie esindustesse või kirjutage meile Facebooki Vapistasse, kirjutage meile meilile klienditeenindus@vapista.ee, võite meil kodulehel on ka olemas all paremas nurgas selline boksikene suhte klienditeenindajaga, see on reaalajas, vastame teile seal üsna kiiresti. Aga seniks järgmise korrani, tšau!